Ma võtaks selle kohvi. Jaa, ma olen küll. Aga kas päris tassi ei ole? Päris tassi, jah, et muidu läheb järsku ümber, täitsa õige. Külalistele päris tassi. Muidugi. Suurepärane, väga hästi. Sa oled oma inimene, sa võid sealt juua. Kuule, lõumaõnnestust mul vähemalt need 2 pole tuua. See ei tule või? Ei tule. Ei, üritusel ma ei mäleta enam nõuks, ta ütles küll väga täpselt. Nii mitmel on täna just selline mingi kattevõritus. Katlamaja pesul. Tervin nii on. Ei, tähe tuleb. Tere! Tere! Aga sellest ma võin ka laua. See on lauale, jah. Tere! Aga see on Assoo, ei olegi teatatud. Jaa, ta ei teatanud mulle. Ma näed, sa pead kohe helistada talle. Ma teissu ei vaadanud. Homme teen seda. Tähendab, kellel on jopet, võib panna sinna taha, kus on lasteraamat. Ma mõtlengi, et mul selle pealt vist pole hakkab. Kas ma mahun siit läbi? Ma olen veidi kõhulik. Aitäh. See on see sõltuvus, te teate küll, et seda ju. Ja nüüd teist korda aitäh. Nali oli, et nad teevad seda tasuliseks. See oli nali. Ma tean, jah, see nali oli. Inimesed reageerisid selle pärast mingi vana testamendi ja uue testamendi ja see oli nali. Siis kohe nad reageerivad üle. 2000 aastat terrorit. Need on võtmata. Panen üles sellest, et ma olen lohkos. Siis on kohe ühe minuti pärast kell 6. Jah, et siis alustame. Ja tutva. Et sina jagad nüüd korraldusi. Ei, ma nagu ei jaga korraldusi, et see on jah. Jaa, ikka. Sa oled lõudselt käes. Piinlik on natukene, aga natukene. Aga mis sa oled küll? Ma mõtlengi, et noh. Jah. Nii, kas ma suhkur? Ei. Keegi veel soovib kohvi? Jah, just, et ma saan siit hästi ära tulla. Meil on aega veel küll. Aga meesterahvast Kelner on suurepärane. Mina olles tulihingeline feminist, nagu arvan, et naised saavad nii hakkama. Ma usun teisse. You can do it. Nagu feminismi pohupool. Julgen. Kuidas kaob niisakus. Tere! Tere! Kohvi veel siit tagant ei soovi keegi? ei aitäh. Ei aitäh. Pommi kandiku võid ka niimoodi. Nurga taha põgenenud. No siin on nii rahulik. Teed on ka, et ega ainult kohvi ei soovi. Pakutakse kohvist. Ma ei soovi. Kohvi oleks väga hea, kui juua. Siis see töödus magatakse kohvi.
ma suhkru ei, ma sööks hea meelega, nii ei saa. Kohmi. Jah, ma arvan, et me võime alustada, et kui inimesi tuleb, siis tuleb ja kui ei tule, siis ei tule ja tere tulemast kõigile. Ma pean nüüd vaatama ka sinna selja taha niimoodi, et Täitsa siia võiks. kes te siis täna kohal alustame meil sellist hooaeg 2014-2015 siin selles hubases Lohva raamatukogus ja kohtume siis selliste huvitavate kirjanike, luuletajate, arvamusliidrite, võitlevate ateistidega. sa võid istuda. Võin juba, jah. Võid istuda, jah. Et see on ennast mugavalt. Ja täna siis sügist alustame Ervin Õunapuuga. Ma mõtlesin seda, et see sügis ma tahaksin võibolla tuua natukene selliseid kirjanikke, kes ühest küljest ei olegi nagu väga kirjanikud, et tuua nagu inimesi, kes siis tegelevad mingite muude asjadega ka, et Ervini puhul ongi see just huvitav, et ta ju teeb kunsti ja filme ja on teatrikunstnik ja võitlev ateist, nagu me siin oleme juba. See ateism on see on. Ei, ma ei tunne ühtegi sabad, sellest ei saa, rotisabast ei saa elu lõpuni üle. Et ja kuidagi see sügis võib-olla tõesti siis nagu prooviks nagu keskenduda sellistele autoritele, et on olemas siin Tõnis Vint näiteks, kes tegeleb päris palju maalikunstiga tegelikult hoopis. Ja kirjandusega ka, et võib-olla Toomas jah, mitte Tõnis, jah, vabandust. Tõnis Vint on graafik, juba suutsin sassi ajada. Ja siis alustame, et tavaliselt on meil olnud ka siin, on meile valmistatud ette kultuuriprogramm, aga kuna su tekstid on ilmselt nii ropud, et lapsed neid ette lugeda ei saa. Siin on ikka normaalsemat teksti ka. Et lapsed ette lugeda ei saa, et siis... On pandud vanemad inimesed ette lugema. On pandud vanemad inimesed ette lugema. Nii, selge. No siin on siis Ervin Õunapuu romaanist Olivia meistri klass, kus on kena niisugune väikene moto ka ees, et just elu tähendusetus sunnib inimest looma oma tähendused. Olgu pimedus kui tahes ääretu, meie peame sinna tooma oma valguse. Stanley Kubrick. No nii, aga nüüd hakkame lugema siis siit ühte lõiku. Akna all tähistaega vaadates mõttes Olivia Friedrichile ja Ahmile, kes võib-olla seal mõõtmatus avaruses ringi tuhisevad ja saatis neile mõttest tervitusi. Akna all kohises meri, tuul oli tõusnud ja lained paiskusid kohinal üle madala marmorrinnatese. Oliviale meenusid pikad tuuletud ööd, mil ta ihuüksi väikeses paadis ookeanil triivis. Talle meenus ka Kevin, punapäine kopteripiloot ja temast hoovav sooja piimalõhn. Ta langetas pilgu ja avastas, et park ja väike sadam on eredalt valgustatud ja pideva valve. Vintpüssidega revastatud tunnimehed liikusid häälekalt kogu territooriumil nagu varjud. Ta silmas puude kohal mitu terast platvormi, kus sõdurid raske kuulipildujatele toetudes kitsast abajat silmast pidasid. Aeg-ajalt valgustas pöölev helgiheitja kabinetti ja pimestas Oliviat särava kiirega. Keda siin nii totaalselt kaitsti. Sellisest ringkaitsest ei oleks isegi hiir suutnud märkamatult läbi lihtsata. Olivia näkitses mõtlikult pöialt. Tal oli vastupandamatu soov astuda oma akna alla kanali äärses majas. Ta tahtis sinna nii, nagu ei viia lend. Aga samas haaras teda uudishimu ja soov kohtuda tegelastega, kes teda alumisel korrusel ootas. Olivia otsustas lasta asjadele areneda nii, nagu soovis seda Konstantin Nikolajevitš või kes ta iganes oli. Ta märkas seinal tuepunast nupukast ja vajutas. Tuba lahvatas eredat valgust täis ja lukkuaugus ragises võti. Raske riiv lükati eest ja uks avanes. Punetavate silmadega Konstantin Nikolajevitš astus reipalt tuppa. Ta tuli Oliviale hästi lähedale, nii et kui ta rääkima hakkas, tundis Olivia ta hinge õhku.
mehe suust tulvas keedetud havilõhna. Konstantin Nikolajevitš võttis Oliivialt küünatupist kinni ja hakkas ukse poole lükkama. Just õige aeg teie hoolealusele pilk peale heita Oliivia. Siiapoole palume lahti. Tuhva kapp kell lõi 3 korda. Nad läksid mööda pikka koridori. Konstantin Nikolajevitš ees. Oliivia jooksusammul kannul. Mees avas valgeks lahtitud ukse koridori lõpus ja astus esimesena sisse. Teie tuba. Voodiliided on kapis, näete siin. Linad, padjaküür ja tekk. Mees avad uksi ja sahtleid ise selgitades, kus miski asub ja mis otstarve on mitmesugustel nuppudel. Dušš ja veeklosett. Ta lükkas peegeluksed kinni ja pani sõrme suule. Ja nüüd kõige tähtsam, tema ise. Konstantin Nikolajevitš vajutas seinapaneelile, osa seina pöördus hääletult sissepoole ja Oliivia pilgule avanes avar tuba, mida valgustas sinine öölamp. Mees viipas Oliivia sõnatult sisse. Oliivia nägi imelist Hiina siidmaalingutega bambussirmi ja taipas, et selle taga ongi saladuslik patsient. Ta ei eksinud. Kui Konstantin Nikolajevitš sirmi eest tõstis, nägi Oliivia kullaga inkrustreeritud madalal eebenipuust voodil teki sisse mähitud inimkogu. Konstantin Nikolajevitš kertitas tumesinist siidrätikut lamaja näol ja vaatas vaikides Oliiviale silma. Oliivia vaatas magaja nägu ja sundis end rahulikuks. Ta suutis oma üllatust varjata, aga üllatunud ta oli, sest luksuslikus voodis heina sülemil karedas sõduriteki all puhkas mees, kelle nime 100 miljonid inimesed oskasid öelda ka une pealt. Lenin! Jah, Oliivia oli endas täiesti kindel mees, kes siin heina sülemil magas, oli Vladimir Iljitš Lenin. Konstantin Nikolajevitš vaatas Oliiviale veel kord otsa ja ähvardas seda sõrmega. Oliivia noogutas ja muigas. Mõistan. Mingi äratundis või veerendus libises korraks üle Konstantin Nikolajevitši tuhmide prilliklaaside, kuid ainult hetkeks siis oli ta nagu jälle endine, liikumatu nagu mask. Tal oli oma töö, tal oli oma missioon, ta ehitas maailma esimest kommunistlikku riiki ja tal polnud aega igasugustele rumalustele mõelda. Oliivia kummardus lamaja kohale ja silmitses teda teraselt. Ta kohtas Lenini pilku, sest ootamatult avas magaja silmad. Pilk, mis teda jälgis, oli kumbustlik. Mahenes siis ja silmad sulgusid. Aplaus! Tohib, ma ütlen ühe asja. Vaat ma siin naersin oma, et või ma läksin täiesti nagu rõõpast välja, kui ma selle kuulsin, sest ma ei ole seda raamatut lugenud ise 20 aastat ja see, kui mulle seda ette praegu loeti, ma ei saanud nagu üldse aru, mis olekus ma seda kirjutasin. No see pole üldse paha. Olin see tõesti mina, ma tahan seda küsida lihtsalt. Ju siis olid. Aga see oleku teema ongi nagu selles mõttes, et väga nagu põnev, et ma vaatasin seda, et sa olid 40 aastane, kui see raamat ilmus. Et see tähendab seda, et tegelikult see oli esimene raamat, aga. Ja debüüt. Debüüt, jah. Just, jah. Miks 40 või? Miks mitte 26? Miks mitte 32? Ma ei tea. Üldiselt ma arvan seda, et 40-sed tekkis mul nagu vaba aega. Et mul ei olnud teatris tööd, polnud filmis tööd, siis ma hakkasin kirjutama ja mul üks sõber, toimetaja Udo Uibo, see, kellega me vahel viina võtsime Kuku klubis, ütles, kuule, et need jutud, mis sa siin räägid, et pane need kirja ja äkki sa raamatud. Siis ma sealt saigi see alguse, et ma ostsin endale väikese kirjutusmasina, Erika, hakkasin trükkima. No vana sa olid siis? Kaua sa kirjutasid seda oli? Ma kirjutasin, ma arvan, 7 kuud, alla aasta. Ma olin siis ilmselt 96 ta ilmus, ma arvan, ma hakkasin 95 kirjutama. Sügisel. Ja see on siis talvel kirjutatud raamat. Ühes Tallinna keldris. Eriti väljas ei käinud, sest see raamat või see raamat haaras mind selles mõttes niimoodi nagu kui ma lugesin Meistrit ja Margaritat, siis ma läksin mingist täiesti seisundisse.
seda on muideks tunda ka sealt, et ma mäletan just enda kohtumist ilmselt siis kuskil 90. aastate lõpus selle sama Oliviaga. Ja ma mäletan ka seda, et see viis nagu mingisse seisundisse. Ma ei mäleta nagu neid üksikasju enam, et me oleme ühe korra nagu rääkinud sellest. Need üksikasjad kuidagi nagu meelest ära, aga ma nüüd küsin nagu, et kas see nüüd, et see Olivia ongi nagu see on nagu mingis mõttes väga šovinistlik teos või? Et noh, et see Olivia on olemas nagu laitmatult kogu aeg iga mehe kõrval. Üks ta puha, mis hullus seda meest haarab, et ta valmis selle kõik ära taluma nagu. Samas mulle kohutavalt meeldivad naised ja tollel ma olin armunud jälle ühte naisesse ja ma tahtsin kirjutada ja rääkida naistest ainult head ja ma tahtsin olla hästi hell ja armastada. Aga jah, see nagu tunne või see nagu ühe hooga nagu tead läbi nagu joostes on see kirjutatud jah. Anti jah. Sest need kõik järgmised asjad on väga konstrueeritud, väga hoopis teistmoodi mõeldud. Läbi mõeldud, jah. Et Viki andmed ütlevad seda, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Liiga palju on neid raamatuid. 11. Vastab see tõele? Ma tahan kontrollima seda, et ma arvan küll, et ongi nii palju, jah. Kusjuures Toomas, ma pean sulle ja siis teistele ütlema seda, et kui Olivia ilmus, siis 2-3 aastat hiljem öeldi mulle ära rohkem midagi kirjuta, et las see jääb sinu raamatuks ja et sul on, et oled ühe raamatu mees, et ära rohkem kirjuta. Kuidas seda põhjendati, et selles mõttes, et keegi tuleb, ütleb sulle, et kuule, et ära nüüd rohkem kirjuta, et jätagi selline ainult üks raamat, et mis seal oli, et eeldati kuidagi, et rohkem midagi ei tule või? Eeldati, et... Ilmselt see jättis mulje. Nojah, ja siiamaani mulle on öeldud seda, et olekski võinud jääda see ainukene, sest kõik need ülejäänud, et need on plakatid ja need on hoopis midagi muud. Konstruitud. Ja mingit erilist viha täis ja ühesõnaga need asjad on läinud väga... Selle vihani me nagu jõuame. Küll me jõuame. Aga kuidas sa ise tunnetad, et kas see, sa ise, kuidas sa mõtled, et võib-olla olekski võinud need 10... Oleks võinud jah, olematu olla. Aga hilja, nüüd ei ole midagi nagu teha, hakkame sisse visatud, nii ongi ja... Aga mitte, et ma nüüd kahetseks ja hakkaks neid kokku ostma ja hävitama, seda ma ka ei tee, aga häbi on küll mõne asja pärast on häbi. Mille pärast häbi on? Ütle näiteks täiesti konkreetne mingi teos, mille pärast on häbi. Vaat seesama, mis sa hoiad käes, need nii-öelda esseed või mõtisklused, vaata seal need ilmusid Postimehes, ma arvan 15 aastat tagasi üks on kokku pandud. Ja vaata, seal on üks lugu, millest me enne siin rääkisime ka väga lühidalt, on see, et ma arvasin, et sõda ei ole vaja või midagi taolist. Ma olen nii mul on nii häbi, et ma arvasin, et inimesed on rohkem arenenud, kui nad on. Sest see, mis hetkel toimub, see on üle minu arusaamad, ma ei saa aru üldse. See on selles mõttes väga huvitav, et Kurt Vonnegut olevat sattunud peale seda, kui ameeriklased vist tungisid Iraaki mingisse meeletusse depressiooni. Ja tema poeg on kuidagi väitnud seda, et see oli nüüd see, mis suutis nagu siis Kurdi nagu maha murda. Et peale seda nagu ta kuidagi täiesti muutus väga nagu depressiivseks ja hakkaski rääkima ainult seda, et kaevaks Philip Morrise kohtusse, et nad ainult lubavad, et ma suren ja et ta nagu ei tahtnud seda nagu pealt vaadata. Et see võimalik ja mul on täpselt samasugune tunne ja Vonnegutist, mul tuleb kohe meelde sellise Tapamaja vist nagu algus, kus ta läheb sõbra juurde ja siis öösel tuleb sõbra naine, ütleb, et kuulge, et ärge rääkige sellest sõjast, et miks te
kirjuta jääliustike vastaseid raamatuid, et see on täpselt sama asi. Ja, aga ma olen arvanud, et nii et jah, teab iga hommik, kui ma keeran raadio lahti, ma olen mingisuguses täiesti veidras meeleolus. Ma tähendab isegi, et ma hakkab lõug värisema, ma ei oska rohkem edasi rääkida. Ma olen vihane ja solvunud. Sa oled vihane ja solvunud sellepärast, et inimene ei suuda areneda. Just nimelt sellepärast. Ja mul on häbi sellepärast. Aga noh. Mul lihtsalt... No seda ühes küljest, ma saan aru. Siit edasi ei saa minna, see peab midagi muud olema, jah. Et see on okei, see on üks raamat, aga ütleme nüüd mingid need pudi-padi on... Samas, kui ma võtaks nad ette ja hakkaks sirvima ja sealt lugema, tähendab, eks seal, igas raamatus on mingi, vähemalt üks mõte, mis on nagu oluline ja... et seda ei ole mingisugust mõtet, aga ma ei oleks pidanud neid avaldama, jah. Raudselt kohe, selles ma olen veendunud. Aga miks siis mitte ikkagi ei saanud? Vaat ei tea, kui ma teaks, siis ma kirjutaks ilmselt sellise raamatu, mis nagu seda kõike seletaks. See on niivõrd keeruliseks. Aga Wikipedia kinnitab, et teie raamatuid on tõlgitud kuskil 10 keelde koguni, nii et ei saa... Armeenia, inglise, kreeka, läti, prantsuse, rootsi, saksa, soome, ungari ja vene keelde. Seal on kirjas loomingut, eks ole, see tähendab seda, et kas üks või kaks novelli. Aga 2 raamatut on jah tõlgitud saksa keelde ja üks on... Oliivia on ka saksa keelde. Oliivia on saksa keeles, jah. Aga siis üks peaks olema vene keeles ka mingi raamat, aga rohkem ma ei tea. Ja need üksikud novellid, mis on armeenia keeles, kreeka keeles, ma isegi ei tea, millised need on. Sest nagu saadetakse e-mail, et ega teil ei ole midagi selle vastu, kui me tõlgime, aga honorari me teile maksta ei saa. Loomulikult tõlkige, mulle väga meeldib, et ma saan kirjutada, et loomingut on ilmunud, eks ole, saksa ja ma ei tea prantsuse keeles. Aga selles mõttes ma ei ole nagu loetav kirjanik, tähendab, mul on väga väike nišš, kes mind loeb, see on küll. Miks sa seda arvad? See on ka siin näha näiteks. See on ka siin näha, jah. Ja palju meid on. Ei, ole nüüd, kui sa nüüd sellest lähtud, siis see on küll väga vale järeldus, sest näiteks kui oli Harglaga kohtumine, kes oli, kes on rahvakirjanik. Hargla on superstaar. Jah, just superstaar, et siis oli ka ju tegelikult üle 20 inimesi oli. Et me ei saa öelda nüüd, et need inimesi oleks olnud väga. Nii et sa ei saa nagu öelda seda, et sul see nišš oleks väike. Et sa ikkagi ju, näiteks kas see sama, et... Seda on hea kuulda vähemalt nii, kui sina seda räägid, siis mul on seda nii hea kuulda. Ei, ma tean. Muuta ennast sellega, et sind ei loe, kes ei taha sind. Vot see on hea, jah. See on tore, et inimestel on endiselt olemas vaba tahe. Et aga ma mõtlen seda, et kas või näiteks see sama, et ju sul on ju täiesti oma koht olemas ju kogu Eesti kirjandusloos on, et Terk Vaher on ju väga palju sellega tegelenud. Proovinud. See on huvitav jah, et ta sellega tegeleb, kusjuures ma ei usu, et ta on kuskilt mingisuguse korralduse saanud, ta on lihtsalt hakkanud sellega tegelema. Ilmselt ma arvan jällegi see sama Oliivia meistriklass on teda mingi liksa hetkel sellesse oma siuksesse lummusesse kiskunud. Sest et see, ma ütlen, et see ikkagi see tekst kuidagi jäi nagu vaevama. Ja ma olen alati mõelnud seda, et hea kirjandus on nagu see, et sa oled nagu kurjast vaimust vaevatud või. Okei, et me üksta puha, et sa pead olema nagu sellest vaimust vaevatud. Ja keegi tirib siin. Ja just, et halva ja hea kirjanduse vahe ongi tegelikult see, et halb kirjandus lihtsalt ei jäägi siin vaevama. Et sul lähebki 2 nädala pärast meelest ära, millest seal üldse nagu iva oli või uba oli. Täitsa nõus sinuga, aga üks ja kas või näiteks see sama asi, et ma siin meie igapäevane jää on ju see, mis mul on kodus endal olemas on ju, et ma nagu, kui ma nüüd teisipäeval nagu lugesin, et seal tekkis kohe nagu mingi meeleolu. Et see ongi, et kohe tunned, kuidas see meeleolu võtab su enda sisse ära.
see on tegelikult filmi stsenaarium, sellest ma tahtsin filmi teha. Aga see nagu, noh, raha ma ei saanud, siis ma mõtlesin, ma annan raamatu välja ja siis Varrak oli nõus välja andma, nii et selles mõttes, noh, kirjastus oli hea ja mõtlesin muidugi loomulikult täpp. Ma küsin inimeste käest, kuidas tundub nagu, et selles mõttes, et kes nüüd lugenud on, et see üks asi, see filmi teema, et veel siia juurde, et kuna sul on olemas ka see visuaalne mõtlemine, selles mõttes, et ilmselt ka kompositsioon ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, et siis mingite tekstide puhul ongi nagu see teema, et need pildid nagu hakkavad jooksma. Ma kujutasin täiesti siiralt ette seda, kuidas siis nagu kirjutatakse selle sulega sinna vee peale, et selles mõttes, et see oli nagu väga, ma ei tea, kuidas on inimestel, et kas see tihtipeale on kirjanikud näiteks ütleme või luuletajad, kel ei ole nagu olemas visuaalset mõtlemist ja siis on see väga nagu kuidagi, seal on mingi mõõde on puudu. Toomas, anna andeks minu, ma tahaks rohkem kirjanikku kuulda. Ega ma halvasti ütle. Toomas, on väga huvitav kuulata, ma jäin kohe, mul oli nii hea kuulata. Toomas tõlgenda. Toomas räägib väga hästi, ma ei oska esineda ja ma ei ole karismaatiline inimene, sellest mul on alati õudselt kahju olnud, et äkki sellepärast ka mind ei loeta, ma ei oska ennast reklaami või suurelt. Aga no see selleks, et tähendab, mis teid huvitab, siis palun. Ei, ma mõtlen seda visuaalset nagu mõõdet. Kas keegi on öelnud sulle seda, et see visuaalne mõõde on seal juures? On öeldud küll, et ma Perk isegi vist ütles kuskil, et nagu maalib sõnadega ja mulle meeldib ka seda, muidugi kuulata, et kellele ei meeldi ja austes mulle meeldivad ka pisiasjad, mulle meeldib hakata kirjeldama seda kruusi ja ma lihtsalt meeldivad ilusad asjad ja tihti ma lähen selle õnge ja kogu raamatu idee või asi nagu kukub selle pärast kokku, et ma hakkan nagu detailides nagu sonkima liiga palju aga selle eest on hoolitsenud toimetajad mulle harilikult, nad ütlevad, sest ei ole seda vaja, pole seda vaja, aga siis kui ma saan selle toimetatud teksti saan kätte, siis ma avastan, et sealt on midagi nagu läinud. Ei ole seda, mis ma olen tahtnud tegelikult sinna panna. Ja siis, kui ma räägin toimetajatega, siis ta saadab mul uuesti, siis ta on nagu need vahel uuesti nagu taastanud. Nii et see maailm tegelikult on kõik olemas, aga mis ma enne tahtsin öelda, et miks ma nagu kahetsen, miks neid liiga palju on. Ma ikkagi tahaks kuidagi õigustada ennast, et näiteks see must raamat on minu üks lemmikraamat, see Teie mälestuseks. Seal ma sain ka midagi, just seda filmi ja neid liikuvaid pilte ja nüüd kõik neid kirjeldusi, nii et aga nüüd hetkel ma mõtlen jälle seda, et need raamatud peavad olemas, kui neid ei oleks, ma ilmselt oleks, mind ei oleks enam siis, sest ma olen ennast niivõrd palju sisse nagu mõeldud, kirjutanud või endast välja lasknud midagi raamatute sisse, sest kogu aeg midagi mõtlen. Suuna mind palun, sest ma nüüd hakkan rääkima mingid väga imelik. Ei räägi. Suust välja. Sisse kasvanud ise mingi mõelda. Sisse kasvanud ja võib-olla öeldakse, et kängu kasvanud, kõverust kasvanud, et igasugu asjad ja need mälestused, sest ega ma eriti ei fantaseeri, seal on ikkagi elust ikka väga-väga palju võetud ju. Ise läbi elanud, pikk elu on juba selja taga, eks ole. Nii et tegelikult on ka autobiograafilised asjad. Täitsa kindlalt kohe. Räägime sellest kirjanduse eelnevast perioodist või et ma saan aru, et sa oled teatrikunstnik hariduselt. Ei, mul ei olegi mingit haridust. See on ka minu üks nagu häda. Mul on ainult keskharidus. Ja olen kõiki neid asjadega ma olen ise hakanud või ise hakanud, sest vaata ise õppinud, ma ei olegi midagi, ma hakkasin kohe.
kohe tegema, aga mul väga vedas, sest vanemal siis võttis mingit Elo Termaküla kohe oma tiiva alla, nagu öeldakse. Õpetas mind kõik üritused. Õpetas mulle paljusid asju, mis mul elus vaja on. Kõik istuvad ükskõik. Teatris elus. Sellist ma pakkus pihta, jah. Ja see graafika teema, mis siin oli ka ära mainitud, see sellised või mitte graafika, siin oli ära mainitud sinu kunstitegevus. Sellest ma alustasin, sealt nagu... Et need sinu sellised sürrealistlikud. Ja esimesed mingid joonistused, jah. Tartu näitused kuskil, jah. Aga siis selle põhjal nagu algaski lavakujundus, et tähendab, neid võeti kui kavandeid, ütleme vist teatrisse. See siis 82 nagu? Jah. Tegelikult 77 nagu algas. Siin ei olegi seda nagu, et valik näitusi on siin. Ilmselt siin ei ole pantud seda... Ja 77 nagu tegelikult algas. See olid siis 19? Jah, 19, jah. Päris laps olid tegelikult. Aga siis kuskil 20-21 ja siis hakkas nagu teatri ja siin. Jah. Ja sellega sa tegeled siiamaale nagu ma tahan? See on jah, leivaraha nii-öelda tuleb sealt. Mida see nüüd siis nagu tähendab, seleta nagu lahti? Leivaraha. Leivaraha tähendab seda, et... Saan portreteerida laste ennast või? Jah. Et nagu raamatutele ma olen peaaegu nüüd kõigile peale maksnud. Aga see, mis ma teen teatris, see nii-öelda ma saan puhast raha, et ma saan osta näiteks kohvi ja nii. Et jah. Mis mõttes raamatutele peale maksnud, et sul on need kirjastused seal väga Varrak ja nagu sa ütlesid siin? No Varrak jah, Varrakust ma sain honorari, aga seal on olnud paar väga veidvat kirjastust, mis mind on lihtsalt nagu aidanud. Umara. Umara, jah, vaat Pesti suri ära, see oli Pesti kirjastus, eks ole, Arvo Pesti kirjastus. Arvo on surnud. Jaa, juba 2 aastat. Ja nagu sealt me tegime kõik oma rahadega, ja kõik see müük ja kõik mitte midagi ei müünud. Kelder on raamatid täis. No, sa oleks võinud kaasa võtta. Ma oleks pidanud tegelikult ütlema sulle. Jaa, nii et see vana paber tegelikult. Ja mul on... Ja vaata, kui ma vaatan neid hunnikuid, siis mul hakkab õudne, et miks need miks me seda tegime. Aga et ilmuvad mõningad retsensioonid, et kirjutused ja nii edasi. Ja kindlasti ka kirjandusteadlased kuskil mainivad ära. No siis oma Perk. No Perk ja Perk. Ma olen väga õnnelik, et Perk olemas on, sest teda ka ei oleks, siis päris pommi aukuda kogu aeg kirjutab. See on vahva, jah. Okei, teeme vahepeal küsimuste ja vastuste vooru. Et inimesed saavad küsida, siis hakkame rääkima kirglikel teemadel. Seome kirjandus ka nende kirglike teemad sisse. Kirglikud teemad, kes on üldse olemas teile? No. Peale sõja. See on alati mingi põhjus. Küsida, soovib keegi? No köhin hääle puhtaks ja see sammu ette väga ilusasti siin te selgitasite, kuidas selle Olivia kirjutamise vaim, nagu öeldakse, et hääle tuli, aga huvitaval kombel ma siin hiljaaegu silmasin seda teie mõõk ja ise mõtlesin seal juures küll umbes niiviisi mitme koha peale viisakalt öeldes, et tule taevas appi ja nõnda edasi. Ja huvitav oleks teada, mis vaim teile siis peale tuli, kui te seda kirjutasite. Kas see oli mingi teraapia, millegist vabanemine, millegist lahti saamine või oli see mingi üliveelik lõbusus või mingi niisugune ühesõnaga, et viis asja kohe nii ei tea kuhu.
enne kui sa rääkima hakkad, kas ma võin ühe täpsustava küsimuse, et mis see Tule Jumala appi, ma ei ole seda mõõka lugenud. ei, see oli, ma räägin mõõk. jah, ma ei ole seda lugenud. ja no ma usun, siis sa muidugi saa aru. autobiograafiline teos. miks niisugune mõte seal vahepeal pähe kargast. see on minu arust programmiline. vaata, see mulle meeldib endale ka tagantjärgi, ma ei mäleta, mis aastal see kõik on kirjutatud, aga seda ma ei kirjutanud Eestis, seda ma kirjutasin Saksamaal. ja võib-olla sellepärast, et nagu kui sa vaatad üle metsade ja mägede ja kuhugi kaugele, et nagu siis olid kirjutatud nagu kohaliku kihelkonnast natukene julgema häälega. Võib-olla sellepärast. see läheb kohati ja nagu öeldakse fantasmagooria valdavalt välja. jaa, aga see on kummalisel kombel ainus raamat, mis on esitatud kunagi nomineeriti aastaraamatuks. see on hämmastav. Et just see. oli ilmselt kõigist ülejäänutest niivõrd erinev. jaa, aga ma ei saanud loomulikult veenvat ja ma olin kohutavalt pettunud ja sest ma nagu alati võtan seda isiklikult, kui ma midagi ei saa, siis ma arvan, et see on sihilikult tehtud. Nali. aga ikkagi, mis seal siis oli niimoodi, selles mõttes nagu toome mõni konkreetne näide ka nüüd mulle. et toome mõni konkreetne näide ka, et mis seal siis nii Tule Jumala appi oli. tule võtta ja loe üks lõik ainult, et ma võin... kui sa paha hullu on kunagi loe seda, siis veel hullemaks. jaa, see on küll midagi niisugust. aga loe siis sealt ette järsku. Loe väike lõik. see on küll midagi niisugust, tähendab, mille kohta võt üks moment, kus ma seda kriidele sugesin ja taskusse vist panin juba. seal on Vanemuise teatrist juttu Jaan Toomingast ja ma mäletan küll neid asju. kohe otsib prillid. siis saame selle lõigu, et see väga intrigeerib, ma täna võtan selle koju kaasa endale. siis mul on kogu aeg paha olla, nii et. äkki veel keerab heaks ka. just nagu. jaa, nii et kaks nagu hea, et siis teeb kokku nagu hea. no siit võib nüüd lõike isegi täitsa suure murga ette lugeda, tead. nii. nii. Seersant Tiimus avas silmad. Esimese hooga ei taibanud ta, kes ta on, kus ta on ja mispärast miski üldse olemas on. nagu läbi paksu seina mäletas ta poeendli kisendamist ja pisaraid. Hildegardi akordioni-mängu ja järjest uusi viinapudeleid. Terasest õlleankur seisis piidi kõrval, magus tikk koduõlut siras kraani otsast nagu briljant. õlle tikku ümber sumises tihe pilv erilasi. Roostes plekk toop liisunud märjukesega oli käeulatuses. Tiimus käi mitu pikka sõõmu ahnen, millega pärast oli valus neelata. Kõrisõlm tulitas, nagu oleks keegi kägistanud. Tiimus masseeris kaela. Paksu hobuse teki all liigahtas kägaras inimkogu. Teki alt koostis summutatud putsatus. Seersant rebis teki eemale. Hildegard oli alasti. Kõht suure vatsaga sinakas naise ihu meenutas kitkutud pardirõmpa. Tiimus viskus voodiveeri istuli ja heitis pilgu käelele. Raisk! Kell näitas 9:30. Seersant kuttas akna juurde. Varjud olid pikad ja kanakari siblis häirimatult augus. Kurat, kas on õhtu või hommik? Tiimus tuikus ja oleks äärepealt kummuli kukkunud. Viimasel hetkel leidis käsi palki seina. Mehe lõud kukkus rinnale ja ta tuiutas juhmil pilgul valge roosa kirjut rüüutehnika svaipa, mis meenutas käsitsi masindatud toorest kahviga. Päikesevööt nihkus vaibal. Kuhu poole päike loojub? Läände, kus on lääs? Seal, kus päike loojub. Tiimus mõelgutas suud. Oot, varjud jooksevad nii ämber aia posti otsast. On alles õhtu, tänane õhtu. Tiimus kistus egetult linaga kaetud singri õmblusmasina taha ja muljus lõhkuvad pead kahe käega. Ta vaatas valulikult pilgul 4 tühja viinapudelit. Aknalaual märkas ta tahulist teeklaasi mustjas punase liküüriga. Klaasis oli 3 sõrmejagu õguvat rüümet. Seersant kummutas liküüri kiire liigutusega pärani kurku. Üksi kuppunud erilane kriipis tasakesi kumbulage.
Taldriku äärelt teigis Tiimust pika koni, samas kõrval vedeles millegipärast pühi filmirulli pakend, mida kuradit see peab veel tähendama. Tiimus murdis sigareti kustunud osa pehmeks nimest tule külge. Kohe hakkas Hildegard piinatud köhime vingus. Ole hea mees ja tossutad mu südame sandiks. Vaat kui oksendan sulle selga, no suits, et ole paimees, tule parem emme kassu. Tiimus tuli silmees virvendama. Ta viskas sigareti hangunud lambasuppi sisse, kus see särinal kustus. Tiimus kõõksatas. Kus on telefon? Kummuti peal kübara all kägise Silgekärp. Keeras end selili ajas jalatarki. Muidu situvad kärbsed teise täis. Ilu seleval kaprad, iga träps on näha. Vananaised tuhmid silmad õõgusid arvendava tekkesirva alt. Tiimus vedas lohvakat satiiv, aluspüksid jalga, tiris kalifeet peale, hakkas hoiates jalarätte siduma. Kummardus oli selge piin. Pea oli nagu veega, pilgeni täidet õhu valmis, vähimegi liigutas. Ükskis vastikult prudises ja põrgu valus põles. Tiimus surus kindluste mõttes vormipütsi ettevaatus pähe, mahtus küll. Kurat, seljas pistis nagu naasliga. Nüüd jälle, mundri kuuve polnud ta ära võtnudki. Nahast kapuur oli rihmakülise tukk alles, kui Hildegard oli seda ennist küttina ommastega katkunud nagu metsaline. Tiimus keitis kontrolliva pilgu seersandi pagunitele ja kaegas, et sa vana raisk. Pagunite asemel turritas lõugad olid jämedad niidi otsad. Kiima seit oli kirejoos mõlemad pagunid maha rebinud. Või meelega mine neid tohuide kutskeid teossa vana raisk. Tiimus kedas nahksäärikud jalga jägises. Vaevaigi lausa pritsis ja Tiimus kugatas leemedavat laupa ajalehega, ta kummardus naise kohale rõgadas. Kust mu pagunid on? Tiimus krebis püstoliga puurist surus rõrva suu naise meele kohale ja susistas. Valasen sul maha, kas kuuled lita? Vana naise kollased silmad püsisid liikumatult kassi kakul. Hildegardi nägu oli nagu valge kriiguline kivi, milles avanes lillade äärtega koobas suu, millest väljus mürgile sisil. Sinu pakunid on kindlas kohas parteipileta. Põletasi kõik liial tuhaks. Enne sama varandust ei näe, kui mu poja vangist välja lases koju sõiduda. Hildegard solistas käega pooliliikleses kurgis, mille jäguses vees roosatasid vale hambad. Ta kahpas proteesid pihku, torkas loginal suhu ja virtutas passkaared õigesse paika. No vähe küll ma edasi hakka lugema. No tõsi, jah. Ja sellest stiilis veel edasi tead. No, ma pean mainima seda, et mina, kes ma olen üks postmodernismi peal üles kasvanud, et suhteliselt köki-möki. Ei ole üldse hullu tegelikult. No ikka vana inimese kirjutab. Ja siin on siis veel, no edasi tuleb ikka asi läheb päris põrgus siin. Aga ma loen ise edasi. Arvad, jah? Jah, ma loen, ma võtan selle täna, et siis ma saan nädalavahetusel vaba. Oota, las ka. Ja ma kohe vaatan siit, jah. Oi, no seda ei ole tahtnud näita näidata. Ja sellele me kohe jõuamegi, vaat kui me räägime. Ja. Päris õudne on kuulata neid asju. Kas sõjaväsi see läbi käib, ei ole? Ei ole. Tähendab selles mõttes, miks ma olen sõja vastu ja miks ma nii meeletult sellest kogu aeg räägin. Ma loeks siiski veel ühe lõigu teises kohast hoopiski. Õpetaja, see oli siis kirikuõpetaja. Jätkas laulvale häälel. See on nüüd sinu tööriist. Antis kõik pliiatid. Sa hakkad tegema esimest jumalale meelepärast tegu, Taavet. Juba homme lähed sa raamatu kokku ja kriipsutad kõigis raamatutes maha sõnad, mis risti inimest solvavad. Kas sa said mu mõttest aru? Jah, õpetaja. Ei, õpetaja. No mida sa poterdad? Õpetaja, mul on tunne, et neid sõnu on liiga palju. Mõnes raamatus lausa terved peatükid. Kindlasti on terveid raamatuid, sadu lehekülgi, mis jumala inimesi solvavad ja naeru vääristavad, nagu Tammsaare tahtsid sa öelda. Täpselt nii, õpetaja, just teda ma silmas pidasin, vastas Taavet ja vaatas õpetaja valmsat silma. Sa oled tõeline jumala mees, Taavet, ma olen sinu üle uhke, mulle meeldib sinu püha viha, ära muretse, jumal ise juhib sinu kätt, võta ja alustage Anton Hanseni kogutud teostest. Mul on mõte korraldada selle inimese kirjutatud raamatute avalik põletamine siinsamas kirikuaia müüri taga surnuaia pühal koos risuga, aga see jääb hiljemaks, see vajab korralikku organiseerimist. No edasi siis, aga nüüd õpetaja nipsutas sõrmed tutvustama sulle teisi vapraid võitlejaid. Vanamees plaksutas 3 korda käsi ja hõiskas isa, poja ja püha vaimu nimel ilmutanud Jeesuse sõjavägi. Käär kambri uks avanes ja kirikusse marssisid seersant Valdur, Tiimus, poe Endel, Jaanus ja veel robivad mehi ja naisi, keda Taavet polnud varem näinudki. Taavet luges tulijad üle ja sai 31 inimest. Paljudel olid vikatitest meisterdatud algelised torkerelvad, odad ja mõõgad. Mõnel üksikul kolhoosnikul oli õlal 2-raudne jahipüss. Paaril mehel oli käes ilma rihmata karabiin.
Lehise Kustasel oli õlal jäme, kadakane, vibu ja seljas nooletupp, millest torritas välja 100 kalkunis sulgede käitud tood. Vibude ja nooltega olid varustatud veel 4 meest, enamikul olid kirved või kirkad öörihma vahel. Pika punase habega mees kurrit Mott pigistas põlemas käes lühikese varjaga laia teravikuga karu oda, mis meenutas müüsepa kelluta naeres laia sumuga. Oda otsad olid värskelt luisatud ja Urriku Ott polnud kade, kui Parriku Liide tahtis katsuda. Kas on ikka tõhusad? Olid küll tõhusad, sest Liide kiljatas ehmunud ja lakkus hiljem tükk aega veriselt sõrmi. No ja nõnda edasi. Niisugune vandenõulaste kokkutulek ehtsalt tahna ajal, nagu öeldakse. sul jäi see mõttekäik seal pooleli, et hakkasid rääkima sina. Sõda, jah. jah. Vaata, sõjaga on niimoodi, et 74. aastal, kui ma lõpetasin keskkooli, siis ma sündisin. oot, kui huvitav. Ja mina pidin minema sel sügisel siis sõjaväkke Nõukogude armeesse, aga ma võtsin endale sellise, tähendab kuidas ma ütlen seda, ma ei tahtnud minna Nõukogude sõjaväkke ja ma läksin hullumai. Ja siis ma olin 3 kuud Ulgaris, sain tuttavaks Vaino Vahinguga, kes ütles, jah, teeme selle asja ära. Ja võt just selle pärast, kui ma vaatan praegu inimesi, kes on andnud vande Nõukogude armeele, nad vahetavad. Sa võite raputada ja vaielda mulle vastu, aga mina olen öelnud, ma ei teeni mitte üheski armees. Ma ei läinud Nõukogude sõjaväkke ja sellepärast ma räägin, ma olen veendunud patsifist. Kõik. Mina ka. Ja ameti ma teenisin õudessandis. Aga vaata, nüüd on niimoodi, et näiteks ma käisin lasketrennis, eks ole, ja nüüd, kui oleks vaja, kui üle madinaks, ma tõesti võtan püssi kätte, ma olen väga hea snaiper. Aga annaks Jumal, et ma ei peaks minema. Jah, tähendab, see on psüühiline probleem, see on poliitiline probleem, need asjad, see on, ta paisub nii suureks, ma ei oska nendest rääkidagi. Hoopis põnevam küsimus, kuidas sinu hullumaja sai? Nõukogude ajal oli see suhteliselt keeruline. See ei olnud muide keeruline, mida sa seal teesklesid? Või mida sa seal ei teeselt? Elasime Raplas ja nagu Rapla siis käis tegelikult Jämejala alla või Viljandi alla kuidagi. Ja seal, tähendab, ma rääkisin mingisuguse loo, kuidas ma arstile, et siis kui ma hakkan, keeran nagu lahti, keeran sooja või kraani, keeran lahti, siis tuleb verd ja hakkan seal ja mul on valus, kui ma näen, kui sealt verd tuleb, siis vajuti kohe, et nüüd on kõik sisse. Ja siis ma sain ka mingit ravi